Ja jätkame ülekannet rattalaadalt nii siit laivist kui ka Delfi vaatajateni välja, et me oleme kella 10 saadik 9. korda toimuval rattalaadal ja meil on selle aasta kontseptsioon natuke teine. Peateema on triatlon. Triatloni üks ala on rattasõit ja me oleme kasvanud suuremaks. Meil on 3 suure ruumi asemel nüüd 4 ja üllatuskülaline oli tänaseks päevaks välja hõigatud. See ei olnud perekonnanimega Tamm ega Kruus, vaid see on Rein Taaramäe. Nii et Reinuga alustame nüüd juttu. Tere, Rein! Tere, tere! No nii, Rein, mis toob sind rattalaadale? Rattalaadale mind otseselt toob siis minu sõidu spordivarustus, mida mu naine teisel pool kuskil saali siin müüb. Et see jääb lihtsalt kappi seisma ja rattalaat on hea koht, kus seda siis nii-öelda parseldama tulla. Kas seda varustust jagatakse siis nii palju, et seda jääb nii palju üle? Nojah, et piltlikus mõttes siis hooaja algus saab paar sellist kõige suuremat prügikotitäit riideid. Et prügikotiga ilmselt sassi ei tohi jääda. Ja siis hooaja keskel seal tuleb veel juurde siis varustust. Et ma ei teagi, miks nii palju, et ma sõidaks ilmselt, 5 komplekti lühikeste riietega sõidaks aasta ära ja pikki riideid oleks isegi 1 komplektiga saaks võib-olla hakkama täiesti, et kuna me seal lõunas resideerun, siis näiteks termoriideid tänapäeval peaaegu üldse me ei kasuta ja siis tegelikult ma mõtlen ikka natukese fännidele ja sõpradele ka, et ma kõiki riideid ei taha tuimalt läbi kulutada, et ma tean mõnda ratturit, kes nagu iga kuu võtab uued riided pakisest välja ja vanad viskab prügikasti, et ma ikka üritan neid hoida, et keegi sellest hiljem rõõmu saaks. No nii, Rein, teine hooaeg Direct Energy on sinu klubiks, et järgmine hooaeg leping lõpeb. Oled mõtelnud, vaadanud edasi ka, mis saab, et Raivo siin esireas on olemas ja kuulamas, et Raivo teeb hooaja kaupa enda nii-öelda plaane, kui hooaeg lõpeb, siis tuleb järgmine plaan, kuidas sinuga? No jaa, Raivo ka nagu profirattur planeerib selles suhtes, et meil käivad ka need ikkagi aasta kaupa pigem need mõtted, et lepingud on tavaliselt aasta ja 2, et siuke ebakindlus on kogu aeg õhus, et mis siis nüüd saab, et kui 2-aastane leping on sõlmitud, siis juba 7-8 kuud esimesest aastast on läbi, siis mõtled, et mul on ju ainult 10 kuud seda lepingut alles, et isegi kui rattur on heal tasemel, siis midagi võib ju juhtuda selle tervisega ja järgmine hooaeg läheb luhta, siis neid häid tulemusi võib-olla ei mäleta enam keegi ja nii on väga lihtne jääda sellest tippspordist kõrvale. Et ma arvan, et Kertjärve puhul on see nagu hea näide, et üks hooaeg läheb kehvasti, siis ei tea kunagi, mis sealt nagu edasi võib tulla. Aga muidu üldiselt see Prantsusmaa klubi mulle praegu sobib, et meil ei ole sellist nagu kindlat suurt liidrit ja samas ei ole nagu sellist suurt sprinterit, et kõik on sellised, käib nagu improviseeritult ja lahtiste kaartidega see võidusõit, et igaüks, kes meil tiimis siis koosseisus on, et saab tagumikku tõsta, kui jalad on ja proovida, et sealt pundist vehkat teha ja mingi etapivõidu või mingi klassiku võidu nime leidelda, et Tour de France oli hea näide, et üks päev ma seal lihtsalt surin ja katkestasin, aga paar päeva enne, et jalad olid head ja oodata midagi ei olnud ja etapivõit ei olnud ka kaugel. Rein, sa oled läbi spordikarjääri nüüd päris palju klubis juba läbi käinud. Kui sa nüüd hindad seda, et siin on sul päris palju vabu käsi, et kellel jalg hea on, saab panna, kas julged öelda või kas on nii, et kuidas sa neid klubis omavahel võrdled, kus hea on olla olnud või kus on hea? Ausalt öeldes halbasi klubisid ei ole olemas. Et ma meenutan siiamaani väga siukse muheda mõnusa naeratusega oma amatööriaegasid Prantsusmaal, kus ma sõitsin siis nii-öelda kuskil Prantsusmaa ühes regiooni klubis, sõitsin ainult Prantsusmaa võidusõita, et piltlikult öeldes on see sama, mis ma sõidaksin Viljandi rattaklubis ja
ja võistleksin ainult Eesti võidusõitudel. Aga Prantsusmaal on seda pointi niimoodi amatöörklubis teha, sellepärast et kui Prantsusmaal tasemel olla, siis seal on nii palju profiklubisid, et need jutud hakkavad liikuma ja seal mõne võidusõidu siis ära võidad, siis juba on võimalik sinna profiklubisse jõuda. Aga kui nendest klubidest siis rääkida, siis jah, võib-olla Prantsusmaa mulle meeldib sellepärast kõige rohkem ja siia Prantsusmaale ma tagasi tulin ja olin tulemas juba peaaegu otse Astanast Prantsusmaale tagasi, et ma olin väga lähedal selle Français de Jeuga lepingu sõlmimisele. Et ma arvan, et see on mulle nii lähedane, sest ma Prantsusmaalt alustasin ja Prantsusmaal väga kaua olin, siis alguses nad tundusid siuksed vähe napakad ja naersin ja kirusin neid ja siiamaani tunnen teistes noortes ära ennast, et nad siiamaani nagu, kui nad on 2-3 aastat Prantsusmaal olnud, et nad ei ole selle eluoluga ja nende mõtetega veel kohanud, aga kui ma juba 6-7 aastat Prantsusmaal sõitnud olin, siis ma vaatasin, et miks küll Eestis nii tehakse, et miks ei tehta nii, nagu tehakse Prantsusmaal ja et nüüd on jah nagu sihuke teine rahvus sellest Prantsusmaast natuke see minu jaoks saanud, et võib-olla ka sellepärast sinna tagasi läksin ja kui me teistes klubides siis räägime, et Astana oli üliäge kogemus ja muidugi hoopis teine jälle mentaliteet, et Kasahstani klubi, aga seal oli kõik Itaaliaga nii seotud, et see võib lugeda, et see oli tegelikult tol ajal Itaalia klubi, mida ta enam ilmselt ei ole väga, sellepärast et see Itaalia punt on sealt minema pannud. Aga see oli põnev hea kogemus ja selle itaalia keele sain ka aasta lõpuks enam-vähem suhu. Ja Katjussas samamoodi, et oli ka väga lahe aeg. Vene keelt oli küll väga vähe raskem ära õppida, aga sellega ma hakkama ei saanud. Aga meenutangi kõiki klubisid alati, kui ma igast klubist olen nüüd lahkunud, et siis just on raske mitte jätta seda tiimibossi ja neid spordidirektorid, kes on nagu rohkem ikka seda tulemust nõudnud ja praganud ja kellelt me oleme kõik nii-öelda tutistada saanud ja samas oleme ka hästi läbi saanud, aga üldiselt jään igatsema neid köögipoole tegelasi, et need massöörid ja kokad ja mehaanikud, et nendest on saanud alati sihuke suur sõpruskond. Aga üldiselt jah, kõik klubid on head, et ma arvan, et kõik Tour de France'i klubid on head, et need ei saa kehvad olla lihtsalt. Sest varustus on hea, võidusõidud on head ja mida meil rohkem nagu tahta on seal. Palka ikka maksavad? Palk on hea. No nii, palk on hea. Aga Rein, sa ütlesid, et sa alustasid Prantsusmaalt ja siis ja kuidagi ma lugesin välja selle, et tahad ka lõpetada Prantsusmaal või? No ma ära ei taha sõnuda ikka veel. Praegu ma pikemas perspektiivis hetkel ei näe, et ma klubi vahetan. Et ma arvan, et ma sõidan selles klubis väga kauem, kui mingi saatuse käsi seal vahele ei tule, aga jah, ma ei usu, et ma praegu direktnerisest lahkumas olen ja kui ma oleks lahkumas, siis võib-olla jah, Prantsusmaa suunas. Aga motiive ma nagu väga ei näe, et ma saan järgmine aasta 32-aastaseks ja keegi enam rahapakiga pähe lööma ei tule, et keegi must Tour de France'i võitjat ei looda ja et see võib-olla finantsilise poole pealt olekski, et võib-olla ainuke mõte lahkuda, et kui keegi maksab lihtsalt poole rohkem, siis seal ei ole midagi teha, et sport on ikkagi äri ka. Aga siukse stabiilsuse ma loodan seal praegu leida jah, et sinna jääda. 1. november linastus mäed, mida polnud. Käisid ise ikka kohal? Käisin kohal jah. Nüüd oled nii-öelda, sa ütlesid, sa oled 32, Raivo siin muigab, et ta on nagu 50 pluss, tahab esimese etapi sel hooajal võita, et kuidas sa mis tunne oli seda filmi vaadates? 15 aastat praktiliselt on sinna kokku pandud informatsiooni, mis on tegelikult tohutu töö ja tohutu äraootamine ja nüüd saad vaadata oma filmi, kui sa veel oled ise tippsportlane. Täitsa uskumatu. Ma läksin sellele esilinastuse päevale vastu vähe siukse kõheda tundega, et siuke tunne oli nagu mingi karjääri lõpp on käes. Et nagu mingi film tuleb välja ja kõik ootavad ja kutsutakse igal pool saadetesse, et tavaliselt on see siis niimoodi, kui tuled maailmameistriks või ongi selle karjääri lõpp paistab. See on nagu naljaga natukese nüüd.
aga ega muidu erilist emotsiooni selle filmiga ei olnud, sest see oli minu igapäevaelu ja kui meie tegime Taneliga ühe proovi vaatamise kunagi siin suvel, siis film sai läbi, siis kehitasime õlgu ja mõtlesime, et noh, siuke oligi, et nagu me nagu ei näinud seal midagi ägedat, sellepärast et see on meie igapäevaelu. Aga pärast siin oli veel selliseid degusteerijaid, kes said seda vaadata, siis kes rattaspordist nii väga ei teadnud, aga samas oli ka spordiinimesi ja tavainimesi ja siis kõigile oli nagu meeldinud, et see nagu rahustas maaväeks. Mulle endale tuleb meelde film, mida väiksest peale on kogu aeg vaadatud. Spordifilme tegelikult väga palju ei ole ju Eestis tehtud, aga Küljetuule, seal kus ikkagi reaalselt selline tõesti hea film, et sellised head mõtted ja sporti päris palju sisse pandud ja nüüd siis on, vaata kui palju aastaid on mööda läinud, tehtud järgmine film. No tegelikult neid pisikesi filme on siin vahepeal olnud, et Kirsipudest ja Lauri Ausist ja Jaan Kirsipust kunagi ammu ja et mina mäletan just neid, et Küljetuult mingi aeg siin minu arust telekast ei näidatud üldse, et see mingi viimase 5 aastaga on jälle käsile võetud vist, kui see Tour de France etappe hakati ETV pealt mingil ajal näitama, et minu arust siis see läks uuesti aktuaalseks, aga mina lapsepõlves ma ei mäleta, et ma oleks Küljetuult üldse näinud kunagi, et pigem ma vaatasin suusatamise MK etappe näiteks, see on küll meeles. Aga teie treener Erik Perner on ikka uskumatu mees, et ma mõtlen veel mõne treeneri peale, kes teevad sellist oma igapäevatööd, nagu sina ütled, aga nad tegelikult praktiliselt raha selle eest ei saa ja teevad seda kõike oma fanatismist. Et ma kujutan ette, et Erik ka, sina tead rohkem rääkida, mis autodega ja kui palju tunde on see mees saatnud teid seal raja peal. Mul tuleb meelde see Elva mees, see Kalmuse, see samamoodi, et täitsa tegelikult lõpuks on see, et ikkagi vaja ühte hullu inimest, et sealt tuleks järgmised hullud. No tegelikult ma ei ütleks, et hullu, et inimene oli leidnud enda jaoks sellise unistuste töö ja tuli nii-öelda elus otsaga, aga samas ilusti kokku ilmselt ja nautis seda protsessi, et mõnel inimesel võib-olla on siin palju hullem töö, et finantsilise poole pealt ta muidugi nii väga ei tasu, aga emotsionaalse poole pealt on ikkagi, tal võib päris, ma ei tea, kas ta uhkust tunneb, et kas ta suudab uhkust tunda, sest ta ei ole uhke mees, aga tal tasub uhke olla enda üle, et temalt on ikkagi läbi käinud palju noori rattureid ja see, mis ta seal Vändras nagu teinud on, et minu ta päästis kindlasti ära, et minu parim lapsepõlvesõber lõpetas Viljandi noortevanglas, et ma ei tea, kas ma sinna oleksin jõudnud, aga kui meie teed lahku läks selle sõbraga, siis tema läks nagu hullemaks ja minust ei olnud veel pätti muidugi saanud, aga ta oli mul parim sõber tollel hetkel, et oleks võinud siis saada nii-öelda isegi. Aga Erichist veel jah, siis Erich on geenius ikka, et see, kuidas ta oskas lapsi spordi juures hoida ja kuidas ta meilt otseselt midagi nõudnud, et me tulime trenni tipa-tapa ja meie nagu tema taktikast otseselt aru ei saanud, me isegi vahepeal kirusime teda, et kurat, et Erichil ei ole asjad läbi mõeldud, Nüüd tagantjärgi saad aru, et vägagi läbi ei mõeldud, et meie läksime trenni ja siis Erich küsis meie väikeste poiste käest, et mis teeme täna? Siis vaatasime nagu lolli nagu otsa, et nagu tema peaks seda ütlema, aga ta tahtiski, et meil tuleks analüüsivõime. Ja siis meie ütlesime, et davai 30 kilomeetrit näiteks seal ja tema ütles, ärme teeme siis 30, teeme 25, korrigeerib neid natukese ja ta lasi meil nagu mänguliselt asjale niimoodi läheneda ja paljud treeningud olid ka niimoodi, et näiteks see pöördepunkt, et kui sõitsime seal 40 kilomeetrit, siis panime 20 ära, siis meil olid liivakarjäärid, kus me ujusime tund aega, mängisime seal liivasõda ja et see oli nagu raskem kui see treening lõppkokkuvõttes, mida me ei omanud, siis sõitsime koju tagasi ja see oli nagu kõva treening. Ja tulemused tulid nagu meil kõigil, mitte ainult minul ja Tanelil, et tegelikult sealt Vändras meil oli nagu päris kõva punt oli koos. Ja Erik teadis täpselt, mida ta teeb, et üks siuke äge lugu on veel see, et kui Tanel võitis noorte olümpial eraldi stardis pronksmedali, siis
ta oli mingi 4.-5 startijaid oli kokku, no ütleme 100, noh, tegelikult võib-olla oli 80, noh, palju, noh. Siis meid lasti kõiki minuti tagant lahti ja Tanel siis oli seal 5. mees juba nii-öelda selles ei olnud kuumas grupis. Ja kui sealt üle finisjoone seal näiteks 4. tuli, siis Eerik lõi kella kinni, ise oma silmadega nägin ja õikas Taneli järgi medal. Olenemata sellest, et sealt oli siis mingi 100 venda veel tulemata. Nii läks ka, Tanel medali sai. Et omamoodi siuke persoon ta on. Aga täna oled sa 32 ja spordi juures ikkagi see ületreenimine, vigastused, haigused käivad käsi käes ja peab ikkagi nii-öelda tark mees olema, kogenud mees olema, et panna neid häid plaane paika. Kas sa võid täna öelda, et sa tead, kuidas tuleks treenida, et saada see medal või tegelikult ikkagi nii päris öelda ei saa, et see on tihtipeale, võib-olla Eerik tõesti teadis, sest see on tõesti nagu ettenägija võim, et kui 4 meest on tulnud ja 100 mees otab starti ja mees ütleb ära kella pealt, et medal, tegelikult ebareaalne. Aga kuidas sa ise tunned täna, et sa tead, mida sa tegema pead või tegelikult see ei lähe päris hästi niimoodi, nagu sa mõtled, teed treeninguid, teed plaane, läheb teisiti? Eks ma ikka teen plaane ja mõtlen, et selle analüüsivõime ikkagi sealt Eerik kaasa andis. Täpselt samamoodi ei ole Tanelil kunagi vist treenerit olnud, et ma olen ka oma peaga ikka pidanud rohkem hakkama saama ja mingil määral olen ka hakkama saanud, et ma olen kõik muidugi ära proovinud, et ma olen selline eksperimenteerija, et kõik lollid ja head asja olen ära proovinud ja lõpuks käin ikka mööda seda kuldsket mingit kesteed. Aga ma kindlasti ei tea, kuidas treenida kõige paremini ja kuidas saada kõige paremini mingiks ajaks vormi, et see on omaette päris raske siuke ajude ragistamine ja see treeningplaanide korraldamine, aga no ma lohutan ennast nüüd sellega, et võib-olla ma teen ka aeg-ajalt nagu väga perfektseid treeningplaane ja olengi oma tulemused nagu selle läbi tihtipeale siis ka ära teinud, et nendest päris maailmameistritiitlitest ja tuurivõitudest on ikkagi talendis puudu jäänud. Et oleks võib-olla seal 5% rohkem talenti, oleks asjad hoopis teistmoodi. Talendiks ma kindlasti olen, aga see ongi talendi ja talendi vahe, et üks on lihtsalt natukese veel rohkem on antud. Aga seal tiimis, kui sa ütled, et sa oled ise enda treener aga samas tiimi juures on direktorid, on kindlasti treenerid, on toetajad, et kui palju nemad siis ütlevad, et ei, Rein, täna meil see treening ja või sa lähed ise sinna ja ütled, et kui uus tiim tekib, koos treenite, kuidas neid plaane saab siis ise teha? No koos me treenime ikka väga harva. Et jalgrattamaailmas on niimoodi, et me ei ela koos nagu näiteks jalgpallurid ja kõik, ma võin minna Albaaniasse homme elama, kui ma tahan, et võin seal trenni teha, lihtsalt e-maili peale ma saan endale meili, et millal ma pean võistlusele minema ja kuidas ma trenni teen, kas ma üldse teen, see pole nagu tiimi otsene eesmärk, et nendele loeb see, et ma jõuaksin vajutada ja muidugi ega ma olen nii palju aastaid proff olnud, et erinevates tiimides on ikkagi abi ka pakutud selle treeningu mõttes ja enamasti ma on mingi treener ligi tulnud, siis ma olen toorelt mööda pükse saanud, et on nagu asjad nagu täiesti pea peale läinud, et nendest ma ei ole avalikult rääkinud mitte kunagi ja ma ka praegu ei hakka ühtegi tiimi ega treenerit nimetama, aga vahepeal on asjad ikka väga käest ära läinud, et kui novembris ikka on treeningplaanis esmaspäev 6 tundi trenni, teisipäev 6 tundi trenni, kolmapäev 7 tundi trenni ja siis detsembris on 7 tundi, 7 tundi, 7 tundi, et ma nägin kohe, et see on täiesti vastunäidustatud, et see ei ole normaalne, aga mees, kes võitis suuri klassikuid ja oli meeskonna liider, tema tegi seda plaani ja siis see treener ise nii-öelda emotsionaalselt nagu jutuga suutis selgeks teha, et see on hirmus vajalik ja siis ma proovisin seda. Aga poole hooaja pealt siis, kui toss väljas oli, siis alles sai nagu kõik selgeks, et
muidugi aastast ja treenerist ma ei räägi, aga see oli ainult üks näide, et tegelikult neid näiteid on palju, kui on lihtsalt täiesti läbi küpsetatud. Ehk põhi selline eksimus või viga on ikkagi ületreening, et sa teed lihtsalt iseendale nagu liiga ja spordi sees ju kogu aeg on need nii-öelda mõtted või teadmised liiguvad, kuidas keegi treenib ja tavaliselt räägitakse ainult tohutust, tugevast ja kõvast treeningust. Aga ma ise tean küll, et on mehi, kes on tulnud ka maailmameistriks, maailmakarikaetappe võitnud ja kui neid nüüd uskuda, mida ma kindlasti teen, siis nad treenivad väga targalt ja mõõdukalt. Seal ei ole kindlasti väga suured tunnimäärad ja väga suured kilomeetrimäärad, kui seal on väga hästi sätitud strateegiliselt võistlused, intensiivsed treeningud ja mahud paika. No on ka täiesti vastupidised näited jah, et lihtsalt see oli üks näide, et selliseid treenerid tegelikult on vähe, kes niimoodi tambivad nüüd, aga täpselt ühel aastal juhtus täpselt niimoodi. Aga üldiselt on näiteks Astanas mind treenis esialgu Nibali treener, kes on täiesti mõistlik tüüp, et nii palju, kui keegi seda Vincenzo Nibalit teab, siis ta enne oma suuri eesmärke on piltlikult öeldes päris kehvas konditsioonis. Et kui ta oma viimasel Girol eelmine aasta lõpetas teisena kokkuvõttes, siis 10 päeva enne või nädal ennem lõppes Sloveenia velotuur, ta ei suutnud sedagi ära võita ja kaotas seal täiesti sellisele tundmatule mehele, kelle nimi oli Kristjan Turašek, et ilmselt keegi ei ole kuulnudki. Aga see oligi tema treeneri plaan, et ta mängis nagu rohkem talendi peal ja hoidis nagu ratturit vormis selliste kesiste koormustega. Vähemalt mina tundsin seda ja siis need võidusõidud viisid selle ratturi nagu tippkonditsiooni ja minule mõjus ka see tegelikult hästi. Et ma ju kohe Astanas esimese võidusõidu panin seal kinni ja ta kirjutas mulle nädal aega enne võidusõitu, et kuule, ma vaatan su neid treeningfaile, et sa oled vormis. No. Ise seda ei tundnud, aga pärast oli näha, et 60 kilti panin täiesti üksi ees ja aeti taga, aga vahe ainult suurenes. Et see on jälle üks siuke positiivsem näide, aga noh, selliste staaride treeneritega näiteks see, et kui kukkus veebruari poole peal või midagi, et siis seda treenerist ma ei kuulnud enam mitte ühtegi sõna, et lihtsalt Nibalil hakkas valmistumine oma ajaks ja siuke vähetähtsam vend, et sellel tõmmati nii-öelda kriips peale ja et ma olin tegelikult üsna pettunud selles. Ehk ühesõnaga, kui tal enam aega ei olnud, siis ei olnud sinu jaoks aega, aga võistkonna või meeskonna liidri jaoks oli aega? No, ma ei tea neid otseseid põhjuseid, ega ta mulle niimoodi ära ei öelnud, et võib-olla ta kukkus lihtsalt jooma, ma ei kujuta ette. Aga no mulle tundus vähemalt niimoodi. Et siis ma jälle üksi jäin ja natukese segaduses olin ja siis tegelikult ju sealt aprilli keskelt nagu kuni juunini ma üsna kehva seal Astanas olin ka, et ma natukese nagu otsisin jälle, et mis rada leida ja see hooaja lõpp nagu tuli jälle hästi seal, et Rein, aga kui meie räägime siin rahvaspordist ja Ironmaniks valmistumisest ja pikkadeks sõitudeks, Gran Fondoks valmistumisest, et mis oleks sinu nõu, kui keegi, kes ei ole näiteks 5 aastat sporti teinud, kunagi on teinud, aga 5 aastat pole teinud ja nüüd võtab eesmärgiks, et Otepääl on see 70+3 ehk selline 4-tunnine võistlus. Mis nõu sa annaksid, et kuidas peaks alustama, kui on sul 6 kuud jäänud või siis Ironmanini jäänud 1 aasta? Treeningplaane ma ei oska soovitada ja pulsisagedus ja mida iganes, aga kõige parem soovitus on see, et ikkagi personaaltreener võtta, kes seda asja ikka tõesti jagab. Et siin Raivo on võib-olla kõige parem näide selles suhtes, et talle on need pulsid ikkagi ette toodud, millega ta treenima peab ja kuidas ta võistlema peab. Et see ei ole üldse nalja asi, et kui siin vanas peas tahad ikka seda triatloni läbi teha või eakama seas või kuidas siis öelda, noorena ikkagi. No. Ja siis ikkagi see treener aitab. Ja kui muidugi mingit treeneri võimalust ei leia, et siis pulsisagedus. Et see vana kuld tõde, et nii treeningutel kui võistlusel hoida seda pulsisagedust, millega kannatab rääkida. No.
et ju võistlusel kindlasti ei pea ennast ribadeks sõitma ja mingit kohta seal saavutama, et see, kui mingi pool pika või pika triatloni läbi teed, see on minu arust, see on juba vastu mõistust, et ma ei tea, ma ei viitsiks seda vist läbi teha, aga see ikka väga raske, et kui sa ei ole sporti teinud ja pead sa 180 sõitma ja maratoni veel otsa jooksma, et kindlasti asja väga mõistusega võtma, et kui tõesti tekib mingi sportlik huvi sisse, et siis pigem tagasi hoida ja seal tõesti viimasel paaril gildil siis väike spurt teha, kui see võistlus juba ongi tegelikult läbi, et siis ilmselt südamerahvandust veel ei saa, aga ikka väga-väga mõistusega asja võtma, jah. Aga mida sa ütleks sellele mehele, kes on juba 5 aastat teinud ja nüüd tunneb, et vot see aasta, see Ironman, nüüd tahab tulemust teha, et tahaks hirmsalt panna, see tähendab tegelikult spordimehe keeles, ma mõistan teda, tahab hirmsalt treenida, et saada nagu väga head tulemust. Jällegi omal kogemused puuduvad, aga ma arvan, et ma ei tea seda triatloni ja duatloni kalendrit, ma ei ole sellega kursis, aga kindlasti on sellised mini-triatlane või duatlane olemas, et kus saab siis testida seda, et kuidas selle kiiremale tempole vastu pead. Et siis võib-olla seal nagu enne ära testida, et siis sa leiad siukse mingi rütmi, et kuhu maani sa võid üldse minna. Et kui sa ikkagi täis pikka kohe täie pauguga sealt minema paned, siis ilmselt pärast 10 minti on nagu pidu läbi. Aga kui mingi lühemal asjal saab selle ära proovida, siis on kindlasti kindlam minna või proovida siis jooksuvõistlusi vähe kiiremini läbida kuskil eraldi aladena ja rattasõite ja kõike, et kindlasti tekib mingi tunnetus. No nii, Rein, aitäh sulle